USA on operatsiooni Eepiline raev käigus korraldanud enneolematu õhurünnakute laviini Iraani diktaatorliku režiimi vastu. Ometi on USA'l endiselt palju varuks. USA päästis valla midagi, mida Iraan lootis taevas mitte kunagi näha. Ja see tabab Iraani režiimi nii rängalt, et neile tundub see maailma lõpuna. A-10 Warthog on ametlikult kasutusele võetud ja toetab iga Ameerika operatsiooni Eepiline raev osa. Nii palju sellest, mida me peame teadma, tuleb ühest X-postist. 15. märtsil avaldas USA keskväe juhatus CENTCOM X-is fotod ja pealkirja, mis kinnitas, et A-10, tuntud ka hüüdnimega Warthog, saadetakse Iraani vastu. USA õhujõudude A-10 Thunderbolt 2D tankivad õhus operatsiooni Eepiline raev toetuseks. CENTCOM sõnul suudab A-10 Thunderbolt 2 tunde õhus püsida ja on alati missiooniks valmis. Ja saase õhus viibimise võimekus on võtmetähtsusega sellele, mida Warthog praegu Iraanis teeb, nagu avastad, kui vaatad videot edasi. CENTCOMi jagatud pildid on palju paljastavamad, kui pealkiri väidab. Beamin pole õhus tankimine, vaid see, mida Warthog piltidel kannab. Army Recognition tuub selle esile, märkides, et CENTCOMi pildid näitasid Warthogi lahingu konfiguratsiooni ja annavad vihjeid selle kasutamise kohta Iraani vastu. Kõige silmatorkavamad ja koheselt märgatavad relvad ründelennukil on APKVS juhitavad raketid, mis on välja töötatud selleks, et pakkuda USA'le odavat võimalust sihtmärkide, näiteks droonide tabamiseks. AIM-9LM Sidewinder ja AGM-65 Maverick õhkmaaraketid koos APKVS-iga annavad Warthogile väga mitmekülgse lahinguprofiili. See on paindlikkus lennul. CENTCOMi avaldatud Warthogil on piisavalt relvastust mitmesugusteks ründe- ja kaitseülesanneteks. Seega ei piirdu need lennukid vaid lühikeste missioonidega. Seda saab kasutada kõigeks, alates relvarühmituste positsioonide ja oluliste sõjaliste sõlmpunktide ründamisest maapinnal kuni droonide ja kiirete rünnakupaadide hävitamiseni, mida Iraan on kasutanud kaose külvamiseks Hormuzi väinas. Lisaks kõigele sellele on Warthogil ka võime õhus pikalt viibida. Et mõista, miks see oluline on, peame vaid võrdlema seda ründelennukit hävitajatega, mida USA on seni kasutanud Iraani režiimi sõjalise infrastruktuuri purustamiseks operatsiooni Eepiline raev käigus. Hävituslennukite ainus eesmärk maapealsete sihtmärkide ründamisel on kiiresti sisse lennata, rünnata ja lahkuda. Mida kõrgemal lennukid lendavad, seda vähem riskantsed on manöövrid. Madalal maapinna kohal lendavad hävituslennukid on tohutu kiiruse tõttu raskem juhtida ja takistusi vältida ning see võib sattuda Iraanis laiali paiknevate õhutõrjesüsteemide radarile. A-10 Warthog suudab õhus kaua püsida. Ta lendab aeglaselt, mis annab pilootidele madalal parema kontrolli ja võimaldab tunde sihtmärgi rünnaku käsku oodata. See tähendab USA jaoks, et neil on rohkem valikuvõimalusi. Hävituslennukid lendavad lühikestel missioonidel, kuid A-10 Warthogid võivad oodata õhus käske. Kui käsud tulevad, saavad need lennukid siseneda, rünnata ja lahkuda nagu hävituslennukid. Kui neil on veel relvi, võivad Warthogid jääda õhku tiirlema kuni uute käskudeni. See on pideva õhutulejõu võti. See on saanud võimalikuks tänu USA ja Iisraeli edukale Iraani õhutõrje hävitamisele. Iisraeli kaitsevägi, IDF, teatas, et sõja esimestel päevadel hävitas 80% Iraani õhutõrjest. See tähendab, et Iraani kohal on nüüd suured, selged ja turvalised õhuruumi alad, mida ei saa tabada õhutõrjerakettidega. Iraani õhutõrje on liiga hajutatud. Järelejäänu on tõenäoliselt ümber paigutatud Iraani mandriosa väheste väärtuslike sihtmärkide kaitseks, kuid nad ei tule sellega hästi toime. Ründelennuki, nagu Warthog, jaoks annab USA ja Iisraeli loodud õhuülekaal Iraani kohal täiusliku võimaluse teha seda, mida ta teeb paremini kui hävitajad. Püsida õhus nii kaua kui vaja ja rünnata, kui sihtmärk on tuvastatud. Mõne minuti pärast uurime põhjalikumalt, mida USA saab oma A-10 Warthogidega Iraanis teha ja kuidas nad neid tõenäoliselt juba kasutavad. Enne tuleks tutvuda ründelennuki ja selle mitmekülgsete võimetega. Kuigi Warthog on mitmekülgne, loodi see kindla eesmärgiga. USA õhujõudude sõnul on see esimene lennuk, mis loodi spetsiaalselt maavägedele õhutoetuse pakkumiseks. See pole Iraanis nii suur probleem. USA pole veel oma vägesid Iraani saatnud, kuid vähemalt 2200 merejalaväelasest koosneva merejalaväe ekspeditsioonirühma peatselt saabumine Iraani võib seda lähipäevil muuta. See tähendab aga seda, et Warthog on traditsiooniliselt mõeldud ründama nii õhus kui ka maapinnal sihtmärke, mis võivad ohustada jalaväge ja erioperatsioonide üksusi. Tänkaid hävitamine ja kopterite allatulistamine annab üldise ettekujutuse edasi.
kui maavägesid pole, on Warthogil teised võimed, mis teevad selle ideaalseks valikuks operatsioonile eepiline raev selle praeguses seisus. Siin on võtmetähtsusega varem mainitud õhus viibimine, samuti lennuki madalal lendamise võimekus. USA õhujõudude sõnul suudab Warthog lennata alla 300 meetri kõrgusel ja näeb kuni 2,5 kilomeetri kaugusele. Lisaks on Warthogidel öönägemissüsteemid, mis võimaldavad pilootidel pimedas lennata. Pilotidel ja lennuki juhtimissüsteemidel on kaitseks titaanist soomus. Otsesed tabamused soomust läbistavate kuulide või lõhkepeadega on Warthogi puhul üleelatavad kuni 23 mm läbistussügavuse korral. Lennukil on käsisüsteemid, mis võimaldavad pilootidel Warthogi maandada ka siis, kui hüdrauliline jõud on kahjustuste tõttu kadunud. Tuleb arvestada ka relvade ja tegevusraadiusega. Warthog võib lennata 800 miili ja saavutada kiiruseks 420 miili tunnis, mis on üle poole helikiirusest. Pole nii kiire kui hävituslennuk, kuid tegevusraadiuse viibimisvõime korvavad selle. Relvastuse poole pealt oleme juba maininud 3 raketti, mida me näeme kindlasti olevat laetud vähemalt ühte Warthogi, mis osaleb operatsioonis eepiline raev. Lennukil on 30 mm 7-raudne KAU-8A Gatlingi kuulipildu ja see kannab kuni 16 000 naelarelvi. Mark 82 ja Mark 84 pomme, miinipuiste kassette, valgusrakette, peibutisi, segajaid ja süütekobarpomme saab lennukile laadida. Warthog ongi mitmekülgne. See suur relvastus tõestab seda. Olenemata sellest, kas USA peab tabama sihtmärke maapinnal või õhus, suudab Warthog selle töö ära teha, kui ta saab tegutseda piirkonnas, kus õhutõrje oht on viidud miinimumini. Öelda, et see kehtib praegu Iraani kohta, on veel leebelt öeldud. Warthogi kutsutakse mõnes ringkonnas tankipurustajaks. See annab aimu, kuidas see tuleb toime maapinnal olevate liikuvate sihtmärkidega. Kuigi Iraan pole pidanud kasutama oma 2675 tanki või 75 939 sõidukit, mis tal Global Firepoweri andmetel varuks on USA-l hea teada, et neil on Warthog, juhuks kui nad peaksid maaväed saatma. Hetkel ei toeta Warthogid Iraanis maavägesid. Ameerika A-10 eesmärk on patrullida ja hävitada mitmeid sihtmärke. Enne süvitsi minekut vaatad saadet The Military Show. Kui pole tellinud, vajuta nüüd, et kõik videod näha. Nüüd oleme palju rääkinud sellest, mida Warthog suudab teha ning vihjanud ka mõningatele võimalikele kasutusviisidele selle lennuki jaoks Iraanis. Vaatame, kuidas USA praegu A-10 kasutab. Esimene kasutusviis võib tunduda kummaline, kuid on hea näide Warthogi mitmekülgsusest. USA võib nüüd kasutada tankipurustajana tuntud ründelennukeid sõjalaevade kaitseks Hormuzi väinas ja Pärsia lahes. A-10 pole selleks spetsiaalselt loodud, kuid suudab selle ülesande siiski täita. Kuidas me seda teame? 9. veebruaril teatas Warzone, et CENTCOM avaldas fotod, kus Warthog harjutas koos sõjalaeva USS Santa Barbaraga Pärsia lahe piirkonnas. Selle harjutuse mõte näis olevat tagada, et Warthog suudaks kaitsta USS Santa Barbarat ohtude eest, kui see otsis miine lahe piirkonnas. See on eriti tähtis, arvestades Iraani tegevust Hormuzi väinas. Iraan kasutab seda veeteed, mida mööda liigub 1/5 maailma nafta ja gaasi meretranspordist, praegu survevahendina. Räägime varsti, milliseid meetodeid Iraan kasutab ja kuidas A-10 neile vastu saab. Iraan on korduvalt ähvardanud katta Hormuzi väina miinidega, et peatada maailma kauba, tanker ja konteineriliiklus. CNN teatas 10. ja 11. märtsil, et USA luurele lähedased allikad väitsid, et Iraan paigaldab miine ning osa neist oli juba enne raportit paigas. Reuters vahendas hiljem USA kaitseministri Pete Hegseti sõnu, et pole selgeid tõendeid Iraani kohta Hormuzi väina miinidega katmisel. Vastuoluline info, kuid USA jaoks on veeteel olevad miinid probleem, mida tuleb eemaldada miinitõrjevõimeliste sõjalaevadega. Siin tuleb mängu A-10. TWC kajastatud õppus näitab, et USA usaldab Warthogi võimet tulla toime Iraani võimalike droonide, kiirkaatrite ja muude ohtudega, mis võivad takistada Ameerika miinitõrjelaevu. Jälle kasutatakse Warthogi patrullimisvõimeid. Lennuk suudab piisavalt kaua, madalal ja aeglaselt lennata, et kohe reageerida Ameerika miinitõrjelaevu ähvardavatele ohtudele. A-10 suudab lahendada droonide ja kiirpaatide probleemi.
Enne kui räägime, miks see on oluline peale Warthogi Ameerika miinitõrjelaevade kaitsmise, tuleb arvestada ka võimalust, et USA kasutab A-10-sid ründavateks eesmärkideks. Warthog on kaugmaa täppismasin. Army Recognition tõi selle välja, kasutades tõestusena CENTCOMi fotol Warthogi küljes nähtavaid AGM-65 Maverikke. Need raketid võimaldavad Warthogil tabada tanke, soomusmasinaid ja muid maapealseid sihtmärke, nagu Iraani õhutõrje, logistika, kütusehoidlad ja transporditaristu. Kasutame taas sõna patrullima. USA A-10 on lennuk, mis saab ohutus õhuruumis viibida ja tulistada maapealseid sihtmärke kaugelt kohe pärast tuvastamist. Ja Iraan ei pea muretsema ainult sellepärast, et A-10 ründab maapealseid sihtmärke. 2019. aastal väitis National Interest, et USA võiks kasutada Warthogi Iraani mereväe hävitamiseks. Näiteks 2017 aastal harjutas aeglane Warthog Florida Choctawhatchee lahes rünnakuid kümnete paatide vastu õppusel. See õppus seostub sellega, mida paar minutit tagasi USA miinitraalerite puhul mainisime. A-10 on korduvalt tõestanud end ideaalse kaugtoetuslennukina mereohtude, näiteks Iraani väikeste patrull-laevade ja kiirete paatide vastu, mis võivad ähvardada Ameerika sõjalaevu. Seega on USA'l siin lennuk, mis suudab aidata Iraani sõjalise infrastruktuuri hävitamisel mandril ning samal ajal hävitada ka mereväeüksusi merel. Ole paha lennuk. Kuigi USA sõjavägi on seda korduvalt üritanud maha kanda, eelistades varghävitajaid ja pommitajaid, siis on veel droonid. Iraan ohustab jätkuvalt USA'd ja Hormuzi väina läbivaid kaubalaevu oma droonide arsenaliga. Iraan on Shahedi droonide päritolumaa. Neid on Venemaa viimastel aastatel tuhandete kaupa Ukraina vastu kasutanud. Iraan on droone kasutanud ka USA vastu, kuid oodatust väiksemas mahus. Teatavasti on Iraani droonirünnakud pärast operatsiooni Eepiline raev esimesi päevi vähenenud 95%, kuid see tähendab siiski, et ta saadab endiselt palju šahiide taevasse. Iraan lasi 6 päevaga välja üle 2000 odava šahiid-drooni, mille madal hind seletab, miks Warthog on tõhus droonitõrjemasin. Forbes kirjutab 2025. aasta augustis, et fikseeritud tiibadega Falco droonitõrjerelvastust tohib kasutada A-10 peal. A-10 võiks APKVS-süsteemi kasutada droonide ja maismaa sihtmärkide vastu. Kuna see suudab kanda nii suures koguses selliseid rakette, võib see osutuda väga tõhusaks suhteliselt aeglaselt liikuvate propellerdroonide allatulistamisel, mida Venemaa kasutab Ukraina vastu suures koguses, teatab Forbes. Selliseid droone kasutavad nii Venemaa kui Iraan. APKVS-süsteem, mida nähti CENTCOMi fotol, on Ameerika vastustrateegia võtmeelement. USA'l on palju relvi Iraani aeglaste šahiidi-droonide hävitamiseks. Tiibrakett on kiirem ja alati efektiivsem, kuid selle kasutamine tähendab, et USA kulutab sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid dollareid droonide hävitamiseks, mille ehitamine maksab ajakirja Time andmetel Iraanile vaid 20 000 kuni 50 000 dollarit. Iga investor ütleb, et see on halb investeering. USA jaoks on halb vahetada rakett drooni vastu, sest Iraan toodab kiiresti rohkem šahiide, kuid USA kulutab oma kallid raketid. Warthogilt tulistatava APKVS-iga on USA'l ideaalne šahiidi hävitaja. APKVS-i ühik maksab umbes 35 000 dollarit, sama palju kui Iraani ühe šaheedi drooni tootmine. Kuna A-10 saab nüüd tulistada APKVS-i, mida tõestab selle Falco ühilduvus, oleks loogiline lasta neil patrullida Pärsia lahes Iraani drooniohu tõrjumiseks. Kuigi on selge, et Iraani droonide väljalaskmine on vähenenud stardipaikade rünnakute tõttu, võib ka väita, et Iraan on mõistnud, et USA A-10 olemasolul raiskab ta droone. Warthogid koos APKVS rakettidega võidavad šahiide iga kord. Sama kehtib ka varem mainitud kiirete paatide kohta. Iraan on kasutanud neid paate koos droonide ja mehitamata laevadega kaubalaevade ründamiseks Hormuzi väinas alates operatsiooni Eepiline raev algusest. New York Timesi andmeil ründas Iraan 12. märtsiks vähemalt 16 laeva ning hiljem võis neid lisanduda. Kuigi Warthogid võivad hetkel kaitsta sõjalaevu ja lennukikandjaid, saavad need peagi oluliseks Ameerika strateegias Hormuzi väina puhastamisel. See on mõistlik. Esiteks kaitsevad A-10 miinitõrjelaevu töö ajal. Kui miinid on eemaldatud, patrullivad Warthogid väinas ja saadavad kaubalaevu, olles ideaalsed kiirete paatide ja droonide hävitamiseks.
Aga võib-olla sama oluline kui kõik, mida me seni käsitlenud oleme, on sõnum, mis Iraanile saadetakse nüüd, kui A10 on kaasatud. Operatsiooni eepiline raev üks eesmärk on Iraani režiimi julgeolekuaparaadi lammutamine. Kuid, näidates A10 tankimist Iraani lähedal, annab USA režiimile mõista, et ta viib läbi mitmekihilist õhurünnakute kampaaniat, tuues lahingusse erinevat tüüpi lennukeid vastavalt olukorrale. Iraani õhutõrje on nii purustatud, et A10 saab patrullida ja rünnata, mis tähendab Iraanile veelgi raskemaid päevi. USA president Donald Trump on seda juba öelnud. 13. märtsil teatati, et ta väitis, et Iraani tabab järgmisel nädalal väga tugev löök. Iraani režiim kaalub, kui palju tugevamalt neid veel rünnata saab. Hegset sõnul on USA tabanud eepilise raevu käigus 15 000 vaenlase sihtmärki. Nüüd, kui Warthog on mängus, on veelgi rohkem maismaa, mere ja õhusihtmärke ohus. USA'l on mitmekülgne lennuk, mis aitab neil liikuda operatsiooni järgmisse faasi, Hormuzi väina taasavamine ja Iraani mõjutusvahendi kõrvaldamine. Warthog võib olla vana. Mõnele USA sõdurile võib see vananenud tunduda. Iraan lootis, et ta ei näe kunagi A10 taevas, sest selle lennuki mitmekülgsed kasutusvõimalused, mida videos näidatakse, ongi põhjus. Enne eepiline raev operatsiooni peeti sõda Iraaniga võimalikuks 3. maailmasõja vallandajaks. Iraani kokkuvarisemine USA tulejõu tõttu võib olukorda muuta. Veel 5 konflikti võivad 2026. aastal põhjustada ülemaailmse sõja. Neid käsitlesime oma videos. Vaata videot lisateabe saamiseks ja telli The Military Show, kui raport meeldis, et saada USA tegevuste analüüse Lähis-Idas. Aitäh vaatamast!